Kas ma pean iga kord tere ütlema? Hello! See nädal on läinud lihtsalt nii hullusti. Ma olen viimased ööd maganud mingi 6 tundi, mõnikord vähem, sellepärast et mõnele mu ühikakaaslasele meeldib öösel pidu panna. Aga õnneks ma olen kaasa võtnud endale sellised asjad nagu kõrvatropid. Ma avastasin, et alles üleeile. Nüüd ma saan rahulikult magada. Aga mul on ikka nii väsinud. Aga ei, muidu on täiega tore. Ja ma olen tööd otsinud. Kuna ma tahan saada ettekandja kogemust, siis ma lihtsalt printisin välja 10 CV-d. Ja käisin lihtsalt kõik lähedal asuvad restoranid ja kohvikud läbi ja küsisin, et tere, et kas teil on mulle tööd pakkuda. Siis ma astusin sisse ühte Itaalia restorani, kus kõik need, kes töötasid, seal olid itaallased. Ma küsisin, et kas ma saan manager'iga rääkida. Manager oli täiesti puhas britt. Ütles, et jah, et anna oma CV. Andsin oma CV, siis ta luges seda. Ja siis andis tagasi, ütles, et ma otsin ainult itaallasi. Rassist, jah. Okei. Ei, ma siis lähen, jah. Tšau! See oli huvitav. 1,5 tundi kõndisin mööda linna. Keegi ei ole veel helistanud, nii et ma ei ole päris kindel, kas ma saan tööd või mitte. Eks me näe. Täna on Oscar Wilde'i sünnipäev! 10. oktoober. Nii et ma panin ennast ägedalt riidesse. Ja siis käisin linna peal jalutamas. Läksin muuseumitesse. Kõige lahedam on siin see, et siin on hästi paljud muuseumid tasuta. Ja üks mu lemmikuid on Šoti rahvusmuuseum, mis on hästi suur ja hästi avar. Siis täna ma käisin rahvusgaleriis, kus on maalid ja see oli Da Vinci maal ka ja see on nii ilus. Ma ei jõudnud seda kogu muuseumi läbi käia, aga see oli täiega tore. Keegi lasi kella. Ja siis ma käisin lastemuuseumis. See on helikopter. Igatahes. Ma käisin lastemuuseumis, ehk siis lapsepõlvemuuseumis, kus olid igasugused mänguasjad. Igatahes ma hakkasin kõhutantsus käima. Tegelikult see käib löö ümber. Ma olen seda 4 aastat juba teinud ja siis mõtlesin, et oleks tore siin ka leida mõni trenn, kus tantsitakse. Leidsingi ühe, saan raputada ennast. Ühtlasi ma teen endale Ask FM-i kasutaja, kuhu te saate saata anonüümselt küsimusi või kui teil on mõni idee, millest ma võiksin rääkida, siis siiani ma olen lihtsalt rääkinud millest iganes, mis mul pähe tuleb. Aga kui te ei julge küsida midagi näiteks ja tahate, et ma millestki räägiksin, siis te võite sinna kirjutada. Ja siis ma saan nende küsimuste seast välja valida mingid teemad, millest ma siis võin rääkida. Et võib niisama ka saata feedbacki ja värki. Ka siiani ma olen saanud ka nii palju positiivset tagasisidet ja see on hästi tõsiselt täiega lahe. Fännikirju võib ka saata. Ootan fännikirju. Klikake siis sinna linki, mis mul seal all on.